Tere! Täna kavatsen ma rääkida sellest, kuidas Euroopa Liit töötab. See on väga lihtne. Ja ma tegin otsuste kujundamisest ka skeemi, et teil oleks kohe selge pilt ees. No nii, nüüd on pilt selge ja klipp on läbi. Olgu, kui te just nõuate. Kuidas Euroopa Liit siis otsustab? Otsuste tegemine Euroopa Liidus on, ma ütleks, kui üks suur jõgi. Kõik saab alguse Euroopa inimeste soovidest ja vajadustest. Need on nagu väikesed allikad, millest vesi hakkab välja voolama. Kui neid allikaid ja nendest tulenevaid niresid on palju, siis nad ühinevad, muutuvad suuremaks. Neist saavad ojakesed. Kui paljudel inimestel, kes erinevates Euroopa riikides elavad, on sarnased vajadused või mured, siis saab sellest aja jooksul võimas jõud. Näiteks 10 aastat tagasi oli eurooplastel mure. Kui nad reisisid, olid nende telefoniarved alati väga suured. Ja seda suurte roamingu ehk rändlustasude tõttu. Võõras riigis telefoniga rääkimine oli tõeline luksus. Näiteks kui mina Lätti läksin, siis mina sain helistada ainult niimoodi, et mu telefon oli Eestis. Halloo, kuuled mind, jah? Ma olen praegu Lätis. Oota, ma ei kuule sind. Ma ütlen, viisalt kuule mind. Ma olen Lätis praegu ja mu telefon on Eestis ja ma ei tea, millal ma tagasi tulen. No nii, jah. Umbes midagi sellist. Ja nagu niredest saab ühel hetkel kindla voolusängiga jõgi, saab inimeste huvidest, näiteks väiksemate rändlustasude vastu algatatud eelnõu. Õigusaktide eelnõusid algatab Euroopas Euroopa Komisjon. Komisjon on sarnane riigi valitsusega, algatab eelnõusid ja valvab nende elluviimise järgi. Komisjoni liikmeteks on volinikud, keda on üks igast liikmesriigist, aga nad ei aja seal oma riigi asja, vaid esindavad ja edendavad kogu Euroopat. Iga üks neist vastutab ühe selge valdkonna eest. Eestit esindab näiteks praegu kes? Andrus Ansip. Komisjonist liigub algatus edasi Euroopa Liidu nõukogusse. Seal räägivad omavahel läbi liikmesriikide esindajad, enamasti ministrid. Ja see on koht, kus kõik liikmesriigid saavad oma mõtted ja soovid algatatud eelnõule lisada. Siin on liikmesriikidel väga suur roll ja olulisemates otsustes saavad nad kasutada vetoõigust. Suuremad riigid ei saa seetõttu väiksematest jõuga üle sõita. Nõukogust läheb aga otsuse eelnõu edasi Euroopa Parlamenti. Ja see on tõeline Euroopa inimeste parlament, sest see valitakse otse kõigi Euroopa kodanike poolt. Riikidel on seal kohti vastavalt oma rahvaarvule, kusjuures väiksematel riikidel on taas rohkem esindajaid, kui nende suurus eeldaks. Euroopa Parlament on see, kes võib otsused heaks kiita, võib neid ka muuta ja täiendada, sinna uusi mõtteid lisada. Siin võetakse kõige rohkem arvesse Euroopa kodanike huvisid ja kuulatakse neid, keda see otsus, näiteks rändlustasude kaotumine, kõige enam puudutab. Kui Euroopa Parlament õigusakti vastu võtab, siis see hakkab ka üle kogu Euroopa kehtima. Üks võimas otsustuskogu on Euroopa Liidus aga veel. Sinna kuuluvad kõigi liikmesriikide riigipead ja selle nimi on Euroopa Ülemkogu. Ülemkogu ei võta ise vastu õigusakte, küll aga annab ta Euroopa asutustele tööks suuna kätte ja lahendab suuremaid poliitilisi küsimusi, nagu näiteks pagulaskriis ja eurokriis. Seda võib võrrelda vihmapilvega, mis otsustab, kas keerata mingis küsimuses oma kraanid lahti. Umbes niimoodi. Või kui teemaga ei pea tegelema Euroopa Liit, siis võib Ülemkogu sellega tegelemisega peatada. Euroopa Komisjon on otsustanud, et Euroopa ei vaja tohutut hulka bürokraatiat, otsuseid, direktiive. Selle asemel peab Euroopa tegelema suurte probleemidega, olema suurtes küsimustes ja väike pisiasjades. Ehk siis me ei vaja lõputut hulka otsustusjõgesid, vaid mõnda suurt, mis päriselt inimeste elu paremaks muudavad. Nagu näiteks otsus kogu Euroopas kaotada ära telefonikõnede rändlustasud. Ja nüüd ei olegi vahet, kas lähen Lätti, Soome või Kanaari saartele, telefonikõnede eest maksan ikka ühe vähe. Aga mis siis ikka, ma siis lähen. Helistame.